loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kuudekahi, lõhnab mull, kullerkukud rohu sees, vihmas ravin, linnulaul, kala keeleb lupsu vees. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Olen prügiauto juht. Mulle meeldib kallata prügi maha prügimäele, lallalla. Sõidan ringi terve päev, olen prügiauto juht. Suur on minu töö ja vaev. Prügikaste tühjendan, oi kui palju prügi neis aina saavad jälle täis. Olen prügiauto juht. Mulle meeldib kallata prügi maha prügimäele, lallalla. Auto sõidab müürinal, hüüab tagurdades tuult. Prügi viima ära siit. Kui teil kasvaks prügivirm üle pea, siis oleks see oleks paha küll. oodake! Mis on? Kuulge, kas oleks võimalik teiega kaasa tulla? Kuhu? Prügimäele. jaa, me kangesti tahaksime näha, kuidas prügimägi välja näeb. Kas see on selline üks suur prügist mägi? Noh, nagu suur munamägi. Ei ole, mingit mäge ei ole. Vanasti oli, aga nüüd ma viin kõik selle prügi ühe suure õue peale, kus see kas ära sorteeritakse või töödeldakse. Aga prügihunnikud on seal küll, igasuguseid. No siis me tahaksime kangesti neid prügihunnikuid näha. Ja teate, me tahaks näha, kuhu prügiauto prügi viib ja mida sellega edasi tehakse. Ahah, soo. No ma ei tea, kas ma tohin teid kaasa võtta. No. Aga... Vist ei tohi. See on mu tööauto ja ma ei tohi sellega kõrvalisi isikuid sõidutada. Pealegi, ega see koht, kuhu ma prügi viin, ei ole mingi park või puiestee, kus saab mõnusalt jalutada. See on üsna prügine koht ja seal peab hoolikalt ette vaatama. Aga seda me teame isegi. Loomulikult on see üsna prügine koht, kus sinna kogu aeg prügi viiakse. No, ega ja tegelikult me ei olegi nii väga kõrvalised isikud. Või nii? Jah.
meie oleme ka prügiasjandusega seotud. ja ja mina olen nimelt prügihunt. Mul on kodus selle kohta dokument ka. Ma võin ära tuua, kui vaja on. Sellel on keskkonnaministri allkiri all. Ja teate, tema on minu parem käpp prügiasjanduses. super jänese. Ahaa, või prügihunt isiklikult? Mina? Ah soo. Täiesti õiguses. Siin ma tean küll, ka ilma dokumendita. Aga sind ma ei tea. Aga noh, nüüd siis tean. Super jänes, eks ole. Jah, hea küll. Lähme, auto on seal. Tulge minuga. Olen prügiauto juht. Mulle meeldib kallata. Prügi maha prügimäele lallalla. Aga kuidas sellega tegelikult on? Millega? No, et kas teile tegelikult ka meeldib prügi vedada? See pole ju üldse nii peen või uhke töö, kui ütleme direktor või rallisõitja. No, kõik tööd on vajalikud. Ma mõtlen hoopis nii, et ma olen palju tähtsam kui direktor või rallisõitja. Kui mind ja mu kolleege ei oleks, siis oleks linnatänavad ja hoovid juba mõne nädalaga prügi nii täis, et autod ei mahuks sõitmani. Kui ma sellele mõtlen, siis tuleb mulle teinekord väga tähtis tunne peale. Siis ma panen veel vilkuri ka tööle ja sõidan nagu politsei või peaminister. Ma ükskord nägin telekast, kuidas Itaalias oli prügi äravedamisega mingi probleem. Kõik linnatänavad oli suuri prügihunnikuid täis. See on jube kohe. Ma nägin, kuidas sama asi oli mingis Lõuna-Ameerika riigis. Inimesed elasid ja sõid, magasid, akna taga prügihunnikud. See oli sellepärast nii, et prügiautosid oli vähe ja kuhugi polnud prügi panna. See oli Mehhikos. Aga kuhu teie kõik selle prügi panete? Ma ütlesin, sõidutame selle kõik kokku ühe suure hoovi peale ja siis seal seda sorteeritakse või töödeldakse. Aga kuidas seda kohta siis õige nimetatakse, kui see prügimägi ei ole? Seda võib nimetada mitut moodi, aga nimetame seda praegu jäätmejaamaks. Jäätmejaam on selline koht, kuhu inimesed võivad ise oma sorteeritud jäätmed ära tuua. Ja seal, kuhu meie sõidame, tegutsebki just selline jäätmejaam. Hoovi ühes otsas on jäätmejaam ja hoovi teises otsas töötleme seda prügi, mida sorteerida ei anna. Mida prügiga jäätmejaamas tehakse? See sõltub sellest, kas prügi on sorteeritud või mitte. Kui on sorteeritud, siis ootab seda üks saatus, kui sorteerimata, siis teine saatus. Aga kui kohale jõuate, siis näete ise. Selge pilt. Aga kui tohib, siis üks küsimus veel, Et miks teil on siin autos see arvuti ja telekas? Noh, arvuti aitab mul tööd teha. Sealt näen, kuhu ma sõitma pean. Ja tegelikult see ei ole telekas, vaid ekraan, mis aitab mul tagurdada. Vaat nii. Aha, näete, seal ongi jäätmejaama sissesõit. Oleme kohal. No, turvavööd lahti ja lähme. Jänes, tulge siia. Kuule, vaata, mis see siin on. Rõvera puudub. Lähme sinna nüüd vaatame, mis seal on. Nii, jõudsitegi kohale. Siit me alustame oma ekskursiooni. Nii. Aga enne, tulge, ma annan teile helkurvestid. Ma olen alati endale helkurvesti tahtnud. Vägev! Tulge nüüd!
nii. Siit alustame nüüd oma ekskursiooni. jah, Näete, mis kuhjad need siin on? see on klaas. Jah, värviline klaas. Jah. Ühes hunnikus, värvitu teises. just, täpselt. Need on klaasikonteineritest. Kui inimesed oma pudelid ilusti klaasikonteinerisse panevad, siis jõuavad need siia, neisse hunnikutesse, ja neist saab uusi klaasist asju teha. Aga seal on vist juba segaprügi, jah? Oh, ei ole. Kaugelt paistab küll, nagu oleks seal üks segapudru, aga lähme lähemale. Jah. Noh, hunt ja jänes, kus te olete? Siin. Ahah, nii, mis meil siin on? No, mis meil siis on siin? Nii, Karbid, munakarbid. Siin on plastikpudelid on igasugused. Need on ju pakendid. jaa, see on pakendikonteinerite sisu. täpselt. Kui viskate igasugu kilekotid ja võikarbid ja ketšupipudelid ja muud plastikust või kilest pakendid pakendikonteinerisse, siis jõuavad need siia hunnikusse ja neist saab teha uusi puhtaid pakendeid. Aga siinkohal on vaja mainida, et pakendikonteinerisse ei tasu visata asju, mis ei ole tühjad pakendid. Samuti ei tohi sinna visata toiduga koos pakendeid. Muidu muutub kõik tõesti segapudruks ja selle segapudruga ei ole kellelgi midagi pihta hakata. See läheb olmejäätmete hulka. Oot, aga see seal läheb mingi lindi peale. Just, see läheb üles teisele korrusele, kus inimesed seda kõike veel natuke sorteerivad. Tulge, lähme üles. Lähme. Tere, prouad! Jõudu tööle! Ah, ei kuule midagi. Nii. Tere! Tere! Just. Nii. Siin siis see sorteerimine toimubki. Nii. Ahah, näete. Siin on üks kilekott. Läbipaistmatu kilekott. Vaadake. Sellised kilekotid, mille sisu ei ole väljastpoolt näha, visatakse siin majas kohe olmejäätmete hulka. Keegi ei hakka nende sees sorimaja vaatama, mis sees on. No, ilmselt on seal sees mingid pakendid, Võimalik. Aga me ei tea seda kindlalt. Pimesi ei tohi prügis näppudi sees sorida. Ja. Prügi hulgas on teinekord väga ohtlikke esemeid. Järsku on seal midagi teravat sees. Oi. Keegi ei taha endale mõne räpase asjaga näppu lõigata. Ei taha. Tähendab, selle koti sisu taaskasutusse ei jõua. Ei jõua, just. See läheb otse teed sinna prügisse, mida keegi enam ei puutu. Jätke meelde, ei mingeid läbipaistmatuid kilekotte, kui prügi sorteerida. Jah, ei mingeid. Just, kõige õigem on see lahtiselt konteinerisse visata. Jah. Ainult olmejäätmed võivad läbipaistmatus kotis olla. Ahah, nii. Siin siis sorteeritakse ainult pakendeid. Üht sorti pakendid sinna auku, teist sorti teise auku. Nii. Ja osa läheb linti mööda lõpuni.
siin on jube lärm ja väga kitsas. Lähme alla tagasi. Minu järel! Vaadake, nüüd näete, kuidas prügiauto ennast tühjendab. Siia kallatakse maha sorteerimata prügi ehk olmejäätmed. Oota, aga kas neid siis enam keegi siin ei sorteeri või? Ei, ühegi inimese käsi seda prügi enam ei puutu. Laadur tõstab selle suurde purustisse ja seal jahvatatakse see puruks. Ohoo, kas metallist asjad ka? Jaa, kõik. Jahvatatakse puruks või? Aga mis sellest purust edasi saab? See sõidab linti pidi teise ruumi. Üks masin suudab sellest leida üles metalli. Ja see on enam-vähem kõik, mida sorteerimata prügist saab kasulikku välja võtta. Kõik ülejäänu läheb kas jäätmekütuseks või pannakse prügilas maa sisse. Maa sisse? Jah. Siia kohe või? Ja. Mis see jäätmekütus on? No see on põlevatest jäätmetest valmistatud kütus, millega saab näiteks tehases ahju kütta. Vähemalt on nii sellest mingit kasu. Ühesõnaga, olmejäätmeid keegi siin ei sorteeri ja midagi eriti kasulikku nendest ka teha ei saa, jah? Jah. Tähendab, kui inimesed ise sorteerivad oma prügi, see on ju väga tähtis, eks? Jaa, kui nad tahavad, et sellest saaks midagi uut toota. Ja. Kui nad tahavad loodust hoida. Jah. Vaatke, milline huvitav ekskursioon oli, jah? Oi jaa, mõtle, mis nad siin kõik teevad ja mis siin kõik on. Ja mõtle, milline füüsiline töö. Ja hais, mõtle, mäletad, jube hais oli. Ja füüsiline hais. Härra autojuht, me väga täname, nii huvitav ekskursioon oli. Palun. Aitäh. Teate, minu meelest peaks igaüks siin jäätmejaamas ära käima. Siis näeks, kui kohutavalt palju tekitatakse prügi ja mida sellega tehakse. Just. No jah, imet siin ei tehta. Kui natukenegi saab osa prügi kuskil uuesti kasutada, siis on juba väga hea. Olen prügiauto juht. Mulle meeldib kallata. Prügi maha prügimäele lallalla. Olen prügiauto juht. Mulle meeldib kallata. Prügi maha prügimäele lallalla. Lugupeetud autojuht. Jah. Kas te viite meid nüüd metsa tagasi? No ma mõtlen autoga. Muidugi. Ma pidingi hakkama just uuele tiirule minema. Oi, see on teist väga kena. Jah, palun. Aitäh. Minu lugupidamine, sügav lugupidamine. Hea küll, hakkame nüüd minema. Minu järel. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kui sa liiga palju võtad, nii et järel tühi koht, ühel päeval veel ja õhu. Metsal maal on lihtsalt otsa saada oht.